teab, et ta on poliitilises mõttes praegu vallaline kaunitar. Ükski erakond pole mulle veel pakkumist teinud, mis paneb isegi veidi imestama, aga teadke, et olen ettepanekutele avatud. Kindlasti on minu teemad noored, haridus ja sport, aga ka õigusriigi tugevdamine. Ma ei kiirusta poliitikaga, pean endale veel usalduskrediiti koguma ja tõestama, et olen nüüd hoopis teine inimene. Usun, et 30ndate lõpus lähen poliitikasse. 30ndate lõpus. Ma kallin juba täna. Ma kallin täna. Tehke klipp, olete valmis, jah? Ma kallin, et järgmistel Riigikogu valimistel, mis toimub 2 aasta pärast, ehk siis 2027 aasta, ta kandideerib. Ta ei tule Isamaasse, ta mingis saates või kuskil ta ütles, et talle ei meeldi Isamaa selle pärast, et mis ta türa nimi oli, see Hendrik Terrase isa on Isamaas. Ja selle pärast. Sest see Hendrik Terrase isa vist oli öelnud talle midagi või noh, ühesõnaga see Terrase isa oli natukene vist halvasti öelnud. Ma täpselt sisu ei tea. Aga midagi seal oli. Midagi seal igatahes oli. No Eesti 200 see talle kindlasti sobi, sest noh, seal on Hendrik Terras, aina. Ma ise pakun sotsi või reffi. Samas ta on liiga palju pand ise ka blackface'i, nii et ma ei usu, et ta sotsi läheb. Ta on ise pand blackface'i, ta paneb hard N-wordi. Blackface on ju, noh, ta on öelnud homode kohta igasuguseid asju. Et ma ei usu, et ta sotsi läheb samas. Nii et ega ma ei tea, mis variandid on, ega siin ongi põhimõtteliselt, no samas Keskerakond on ka variant. Reform, kesk ja parempoolsed tõenäoliselt siis või? EKRE või? Oi vittu, samas, oi vittu. Ta oleks paugust EKRE esinumber ju. Oi pasa või? Ma ei usu, ma ei tea miks, aga ma ei usu. Erakond koos või? No see ei ole mingi erakond, see on mingi prügi, samamoodi on see plaan B. Neist ei saa mitte kunagi asja vähem. Ma ei tea, mis peaks juhtuma, et neist asja saaks. Ma ei usu. Samamoodi see rohelised, ma ei tea, mina ei näe selles mingit asja. Mingi parempoolsed on suht hea kall, jah? Aga ma ei usu, et EKRE-sse läheb. See oleks maks OP. See oleks maks OP, aga ma ei usu, et ta läheb siin. Ta reaalselt oleks nii räige esinumber seal. See oleks väga räige. Ta oleks paugust, ma arvan, või nagu Riigikogus ka. Ta ei ole konservatiiv. Tal on tegelikult parempoolsed, nagu ma ei tea teda piisavalt. Aga vaadates nagu seda, mida ta on nagu teinud ja öelnud, siis ta on kindlasti parempoolsete vaadetega. Aga ta võib nagu feikida vaata, et ma olen nüüd teistsugune. Ja siis ta läheb nagu kuskile, ma ei tea. No ma ikkagi ei usu, et ta mingi sotsi läheb. Ja no reformarid on alati hit or miss nagu. Reformarid on alati hit or miss. Seal on hästi palju liberaale, aga seal on nagu mingi full on natse ka. Et noh, ma ei tea. Samas kuna ta on tallinlane, siis ma ei, nagu samas Keskerakond on ka suht hea pikk talle ju, ei või? Sest erakonna nagu sisu on põhimõtteliselt see, et ta on nagu tsentrist, on ju. Samal ajal nad Tallinnas hoiavad võimu ka järgmised 10 aastat, kui mitte rohkem, on ju. Ja kuna ta on ise ju mingi full tallinlane ju, siis ma arvan, et see oleks suht reaalne isegi. Lihtsalt selle pärast, et ta on tallinlane ja ta ei vali kaotajaid. See oleks nagu suht välit pikk talle. Aga kõige OP-m oleks, kui ta EKRE-sse läheks minu meelest see oleks nagu kõige OP-m lükke üldse nagu lihtsalt imagine lihtsalt. I'm the real winner here. Muidugi EKRE. Oi vittu, see oleks nii hea samas. Suht perse siin nagu. Õnneks ma nagu, ma ei tea, mul endal mingit kohvimasinat ei ole, ma ise panen selle päti kohvi nagu õige heteroseksuaal. Ikkagi teed tassi. Aga jah, hinnad on ikka väga räpased. Kas on mõistlik maksta üle 6 euro vaid 250 grammise kvaliteetse kohvipaki eest, samal ajal kui poolekilosed pakid maksavad juba üle 10? Kas lähiajal on oodatud kohvihindade alanemist?
palju see per tass tuleb hind või? Ma ei tea, ega ma niimoodi ei ole nagu isegi arvutanud, ma ütlen ausalt. Kõige kallim kohvipakk, mis ma olen maksnud on, või ostnud, oli äkki mingi 6,5 euri. Ma pole kunagi kallimat kohvi ostnud. Ja kui sa lähed näiteks Coopi, eks ole, kui sa lähed Coopi ja siis vaatad Coopis sinna kõige alla, kõige alumisele riiulile, seal on mingisuguses veidras pakendis 0,5 kilone mingi araabika kohv. Oi, see on kvaliteet. See on maasikas. Ja see sitt maksab ainult mingi, või tõenäoliselt nüüd ta maksab juba rohkem, aga muidu ta maksis mingi 2,50. Aga ja Lidl müüb ka mingisugust odavat kohvi, mis on ka mingi 2 euri millegiga, aga too on mingi täielik prügila pask. Too on mingi, ma ei tea, sa viskad ta raipe, viskad sinna tassi ära ja siis kallad vee peale, aga ma ei tea. See nagu, ma ei tea, see Lidli oma on nagu veits siuke, ma ei tea, nagu sealt oleks mingi 10 tassi juba tehtud ja siis sa nagu saad lihtsalt mingit pruuni vett, vaata. Et jah, ma ei tea, see on ka tõenäoliselt mingi, ma ei tea, too on nagu suht prügikohv, too Lidli oma. Too oli vist mingi kollases pakis, kui ma õigesti mäletan. Too oli nagu ikka täielik pask. Aga jah, toda araabikat, ma ikka olen siin paugutanud päris kõvasti. Nüüd ma korra ostsin mingit, ma ei mäletagi siis mingit muud asja. Ma ei mäleta, mis too maksis. Too oli mingi 5 vist. Ja ma korra tulen veel selle teema juurde, et ja ma ei ole rattateede vastane. Näiteks sellel suvel ma sõitsin väga palju jalgrattaga. Miks? Sellepärast, et ma käisin juuksis ja siis ma leidsin, et kui ma juba trenni teen, siis ma võin ju jalgrattaga sinna sõita, siis ma selle ajaga tõmban ennast soojaks, käin seal juuksis ära ja teistpidi siis tulen rattaga tagasi, et ongi hea siuke mingi kuradi pekki vähendada. Ja ka minul oli situatsioon, kus ma peaaegu jäin auto alla. Lihtsalt see tõttu, et mingisuguses vahetänavas oli tee nii kitsas, et auto oleks mu peaaegu alla jäänud, sest ta tuli suure hooga vastas suunast. Ta oli näha, et ta ei olnud kohalik selles suhtes, et ta oli kuskilt maalt. Ja siis me seal vaidlesime natukene ja siis elu läks jälle edasi, et ega ilmselgelt on vaja linn ehitada selliselt, et kõigil oleks mugav ja ohutu elada, aga samal ajal me ei saa nagu ära kaotada autojuhtide olulisust linnale, sest me ei räägi ainult sellest, et üks isa tahab oma lapsi viia tööle ja pärast seda ise kooli või tähendab oma lapsi viia kooli ja pärast ise tahab sõita tööle, vaid me räägime sellest, et ettevõtetel on vaja ligipääsu oma ettevõtetele ja eriti veel kesklinnas. See on nii oluline. Ja kui sa lähed oma autoga kesklinna ja sul on vaja minna, ma ei tea, kuhu iganes, poodi, juuksurisse, ma ei tea, tahad minna naisega kuskile, ma ei tea, kooki ja kohvi jooma, siis ei ole lihtsalt kohta, kus parkida oma autot. Välja arvatud siis kuskile kaubamaja või kvartali või tasku keskuse sisse või alla, aina. Et jah, sinna on võimalik, aga kui sa sinna selle ära pargid, see tähendab ka seda, et sa pead olema võimeline või sa pead tahtma jalutada mitu kilomeetrit või miinimumprogramm mingi kilomeeter, et jõuda kuskile nii-öelda siis Raekoja platsi kohvikusse. Et no ma ei tea, minu meelest see ei ole nagu mugav, et miks keegi peaks siis üldse minema kesklinna, kui temal tehakse see olukord nii ebamugavaks. Kas tal ei oleks mitte lihtne elada siis näiteks siin kuskil Lõunakeskuse pool ja siis lihtsalt panna oma auto tasuta Lõunakeskuse parklasse, astuda Lõunakeskusesse sisse ja seal juua oma kohvi või teed. Et sealt nagu tekibki see olukord, et kui see muuta nii ebamugavaks, siis kesklinn lihtsalt surebki välja ja sellest saabki mõttetu koht. Kui kesklinn on mõttetu koht, siis on ju see linn kaotab oma sära ja mõtte. Et see on minu nägemus. Ma arvan, et see on üks koht, kuhu taha see asi täna kinni jääb, sest kui me mõtleme nüüd, oletame näiteks, et keegi investor tahab Eestis ehitada tehase, osta seadmed. Mina käin samamoodi ainult sisuliselt Lõunakeskuses, sest ma ei viitsi sinna kesklinna minna, sest seal on ebamugav. Seal on tõesti Trippermees! Janusel on tripper, Mr. Sister Pister, voodisse pisse.
busse, lastud pole sisse, sülle tal ei võeta.